hei, te ei kujuta ette, kui põnevil ma praegu olen, sellepärast, et siin minu ees laua peal on droon, uus droon, DJI Mavic 2 Pro, mis siis on uue Hasselbladi kaameraga, ühetolise sensoriga, nii et pildi kvaliteet peaks sellel olema väga hea. Ja ma olen äärmiselt tänulik Fotolukse kauplusele, kes siis pakkus mulle võimalust seda drooni natukene testida ja proovida. Tegelikult ma olen isegi suisa hirmul sellepärast, et täiesti reaalne võimalus, et ma panen selle drooniga kuskile puusse või kaotan tuules ära või mis iganes. Sellepärast, et minu senine kogemus droonidega on suht nulli lähedane. Ma küll olen vanema versiooni DJI Mavic Proga natukene lennanud, aga see oli siuke väike paariminutiline tiir, et lihtsalt asjaga tutvuda, et ega see minust droonipilooti päris ei teinud. Aga ma loodan, et kõik läheb hästi. Ma seda alla ei kukuta, kuskile puusse ei sõida. Nii et saan selle ilusti tervena ühes tükis Fotoluksile tagastada pärast. Ja siis vaatame, mis siin karbi sees on. Lahti pakkinud, ebavajalikud asjad panin tagasi karpi. Droon on nüüd siin valmis. Laadisin alla DJI Go 4 äppi telefoni. Telefon on ühendatud juhtimispuldiga. Nii, vaatame, kas käima ka läheb. Pult võttis voolu sisse. Midagi toimub. Ma nägin tükk aega vaeva, et siin teha kõik vajalikud uuendused äpile, droonile, puldile. Ja praegu mul nüüd näitab, et võib minna lendama vist. Pilt on siin ees. See pilt, mida siis kaamera siit praegu näeb. Ja näeb, kaamera liigub. Ütleb, et ready to go ja ühesõnaga tundub, et kõik on valmis. Siin toas me sellega kindlasti lendama ei hakka praegu. Aga ma arvan, et siin on paras aeg minna õue ja siis proovida sellega lennata. Aga olgu, lähme lendama. Nii, tulin siia Emajõe äärde ja proovime nüüd lendu minna. Vaatame, kas saab. Ma arvan, et võime õhku tõusta. Läksime. Tulin täna hommikul Rubasse.
et proovime rabas lennata. Droon on mul siia praegu maha valmis pandud. Nüüd ma ootan päikese tõusu. Ja kui päike on tõusnud, siis ma proovime lennata. Kui ma siin esimene kord käisin, siis mul lennata praktiliselt ei õnnestunud üldse, sellepärast et puldiga kadus pidevalt ühendus ära. Ütles, et mingi magnetic interference, et magnetlained segavad ja torupäev on põhid, ma mõtlesin, et ei saanudki lennata. Proovisin uuesti siin üleile hommikul. Siis ei olnud üldse probleeme, täiesti müstika. Kõik toimis ilusti, et ma ei tea, kas siis oli esimesel päeval neid segajaid nii palju või milles see asi oli, aga jah, teine kord õnnestus väga hästi lennata. Kuidas täna läheb, eks näis nüüd. Praegu meil lendu ei lähe. Ootame, kuni päike välja tuleb. Siis vaatame. No nii, olgu. Päike on tõusnud. Ma arvan, et tegelikult võiks juba proovida lennata. Tõuseme õhku. Nii, ma olen nüüd tagasi koju tuppa jõudnud. Täna ma eriti lennata ei saanud, sellepärast et tudu oli lihtsalt nii tihe, et ülevalt polnud mitte midagi näha, et lihtsalt üks hall mass. Nii et kõik need kaadrid, mida te just hetk tagasi nägite, need olid tegelikult eelmine kord filmitud. Kusjuures siuke huvitav naljakas kokkusattumus, et kui ma olin eelmine kord rabas ja ma sain seal kokku ühe tuttava fotograafiga, siis tuli välja, et oli umbes nädal aega tagasi täpselt sama Mavic 2 Pro drooni endale ostnud. Ja kui me siis hakkasime vaatama üksteise pilte, et mida keegi siis on teinud, siis tuli välja, et kuskil 1-2 päevaste vahedega me olime mõlemad käinud täpselt samades kohtades ja isegi teinud täpselt samasuguseid pilte. Nii et see oli siuke naljakas veidi siuke kokkusattumus. Aga nüüd on minu lendamised lennatud drooniga. Täna ma pean selle Fotoluxile tagastama ja üldiselt mulle väga meeldis. Mis peamine, droon jäi terveks, aga ma seda kuskile kaotanud, puusse ei sõitnud. Kuigi tegelikult paar sellist närevat olukorda oli küll, et ma ühel õhtul olin Emajõe ääres, siis läksin kuskil 120 meetri kõrgusele, umbes kilomeetri kaugusele ja siis hakkas pult mul ütlema, et levi jääb nõrgaks. Et siis mul läks küll nagu junn veidi jahedaks, et mõtlesin, mis nüüd saab, aga õnneks kõik laabus ilusti. Levi päris ära ei kadunud. Tuli natukene ligemale, natukene madalamale ja kõik oli jälle normis. Et millest see nüüd tulla võis, seda ma ei oska öelda, et küll kui keegi teab, siis on ka kindlasti teada, sest et tegelikult peaks ju see Mavic 2 Pro lendama kuni 7-8 kilomeetri kaugusel umbes, et miks ta mul kilomeetri peal juba niimoodi ütles, et seda ei tea. Ja siis teine kord oli siis rabas, et ma ei tea, kas siis tõesti magnettormid olid nii suured või mis asi see nagu mõjutas seda drooni, et ma ei saanud praktiliselt üldse lennata. Ja nüüd eelmine kord ja täna hommikul ei olnud üldse probleeme, et ilusti sai lennata, nii et tundub küll, et siukene tore vahva mängu asja, aga tegelikult on ikkagi seal nii palju tehnilisi nüansse, mida sa
pead teadma ja jälgima, et kõik kompassid oleksid kalibreeritud ja nii edasi, et seal on täitsa omad sellised ohud olemas, jah, mis võib kõik juhtuda. Aga noh, läks hästi. Lendasin mõned päevad siin Emajõe kohal, käisin Rabas 3 korda, mõningate väikeste järvede kohal lendasin. Nii et mul oli igati vahva. Pildi kvaliteedist rääkides, siis võib-olla natukene olen pettunud, et mul ei ole enne ühtegi drooni olnud, ma olen pildistanud ainult peegelkaameratega ja harjunud, et pilt on alati servast servani just terav, detailne. Siis Mavicu puhul mind natukene häiris see, et servad ikkagi kippusid minema pehmeks. Kusjuures panin tähele, et hästi palju sõltub valgusoludest ja ilmast, et kui päike oli kõrgel, valgust palju, ilus selge ilm, siis oli nagu isegi servades teravus päris hea. No pildi keskosast rääkimata, seal oli alati ilus terav. Aga just jah, kui sellises nõrgemas valguses pildistada, et loojangu ajal, päikse tõusu ajal, eriti kui pildistada vastu päikest, et siis ikkagi see udu ja see päikse valgus ja kõik nagu kippus selle detaili väga nagu ära sööma, et see mulle väga ei meeldinud. Aga ja teine asi ISO ka nagu, et ISO 100 juures oli ka isegi see müra ikkagi natukene nagu tuntav, et oleks võinud olla vähem. Aga ei, üldiselt oli väga vahva, mulle väga meeldis ikkagi sellega poolest, et ma arvan, et sellise pisikese drooni kohta, mis on ikkagi pigem odavama poolne, et ei ole kõige kallim, nagu need siin Inspire 1 ja 2, et siis sellise väikse drooni kohta tegelikult päris hea pilt, ma arvan. Ja mis mulle eriti meeldis on see, et ta on selline väike, mugav, kompaktne, et seda on hästi hea nagu kaasa võtta igale poole, et voldidki ta kokku, paned teiste asjade kõrvale kuskile fotokonti ja hea lihtne kaasa võtta, et ei ole sellist eraldi suurt tassimist. Päris kõikidesse menüüdesse ja seadistamisvõimalustesse ma veel süveneda täielikult ei jõudnud, eks see võtaks omajagu aega ja siis peaks juba pikemalt sellega tegelema ja toimetama. Aga esmamulje üldjuhul ikkagi on positiivne ja mulle väga meeldis, et seda enam, et ma ei ole varem ühtegi drooni ise omanud, siis mul oli eriti põnev, ja mis seal salata, eks ta väikest sellist droonisõltuvust tekitas, et tundub, et varsti peab seadma sammud poodi ja endale ka midagi sellist vaatama fotokotti. Kusjuures Mavic 2 droonid on praegu kõik Photoluxe kauplustes kenasti olemas, nii et kui nüüd teist keegi ka tunneb, et tahaks endale, siis minge läbi ja vaadake. Nii, aga nüüd ma jään siin veel oma möödunud päevade jooksul tehtud pilte läbi vaatama ja sorteerima. Näitan mõningaid ka teile ja näeme järgmine kord. Olgu, tšau!